Let's go! Siin me oleme tagasi meie teises kodus. Meie teises südamepaigas. Me oleme tõesti, see stuudio tõesti on nagu teine kodu, see on nii weird tegelikult. Kogu aeg käime siin. See on nagu hea, siis ma tean, et ma näen sind jälle, sest et ma ei ole jälle tegelikult pikalt näinud ju. Mille me nägime viimati? Äkki see pulmaastapäeval? Jaa, oligi eelmine kord, kui meil oli salvestus, siis me siin rääkisime Kristinaga, et ma lähen õhtul Märtiniga restorani, Kristina oli mingi, ma lähen ka restorani. Ja siis tegelikult me tulime hoopis Minukale ja panime pidu. Panime pidu tõesti, Märten tegi siin Maljule üllatus pulmaastapäeva ja täitsa tore oli ja ainuke imelik oligi see, et ma pidin Maljule valetama ja see on minu jaoks väga raske ja ma enda vlogis rääkisin ka, et sellepärast ma vähemalt ise ma tundsin, et ma ei suhelnud suga üldse palju või ma üritasin mitte rääkida sinuga, sest et ma ei oska väga saladusi hoida või nagu valetada. Ma ei saanud üldse midagi aru. Nagu reaalselt, tavaliselt ma olen alati see, et kui keegi midagi üritab mingit üllatust teha, midagi, siis ma alati nagu saan aru. Aga vaata, enne sünnipäeva niimoodi võib-olla sa hoiad nagu natuke rohkem silmad lahti, aga praegu ma nagu tõesti ei mõelnud. Ma olin mingi, loogiline, et me läheme kuskile restorani, vaata, et mis siin nagu... Lemmik on see, et me sõitsime see podcastist siis Malju poole. Ma olin reaalselt, mina olin Bolt Drive'iga, sest et Ivari läks minu autoga Rakverre ja ma teadsin nagu nii, et ma tulen nagu ma pidin nagu otse podcastist sinu juurde tulema ja siis Ivar oli mu auto ja mõtlesin, okei, ma tulen taksoga alguses, aga siis mul olid mingid asjad veel ja siis ma võtsin Bolt Drive'i hoopis. Ja siis ma olin, et okei, davai, et ma üritan niimoodi, et uimerdada siin, sest et ma ütlesin Märten, et me hakkame liikuma, siis ta on mingi, okei, et meil pole midagi valmiski veel. Ma ei tea, me jõuame 15 minuti pärast. See on mingi hull turbokiirusel tegid seal asjad valmis. Ja siis ma veel läksin ja ütlesin Maljule, et kuule, valva mu mingit asja, et mul jäigi päriselt midagi maha telefonist. Ja siis ma läksin veel vetsu ja siis ma mingi pesin rahulikult käsi, ma pesin nagu nii käsi, mingi uimersin täieks Maljule, mingi, et okei. Aga siis ma sain enne sind ikkagi ruttu minemas, said autosse midagi tegema. Ja siis järsku vaatan, sa ikka täpselt minu taga sõidad, vaata, üks autos vaatan Malju mingi rahulikult laulab seal täiega, mingi naudib. Siis on mingi, et okei. Mul oli hea tuju, muusika mängis, päike paistis, ma olin nagu... Siis Märten on mingi, et ma lähen ütle Maljule, et ostaks mulle veipi, et siis me saame aega juurde. Ma ei usu, et nagu Malju tundus selline inimene, kes ütled, et mina too veipi, siis ta läheb too veipi. Ja siis ma nägin, et see keeran kordagi mu selle tagant ära. Ja seda enam ma erinevalt mõnest teist, mina ei vaata roolis telefoni. Kelles siis? Mõned inimesed vaatavad. Ma ei tea, minu sa just enam saatsid pildi roolis. Ma seisin ummikus. Aga sa olid roolis. Ja, ma seisin ummikus, et öelda teile, et ma seisan ummikus. Aga üldiselt, kui ma nagu sõidan, siis ma nagu kuulangi oma muusikat, mõnikord kuulan podcasti. Vanasti, vaata siis, kui mul oli see mingi asi, kus ma sain telefoni panna nagu tead sinna klaasi külge või midagi, siis ma ju nägin, vaata, kui tuli mingi notification, sest mul oli Waze alati telefoni peal, aga nüüd mul on ju autol nii suur see jurakas, et mis mõttega ma seda väikest ekraani ikka vaatan. Nii et minu käest ei saa midagi küsida, kui ma roolis olen, mina ainult lõõritan, harjutan erinevaid laule, et juhuks, kui keegi tahab, et ma esinema hakkaks, ma kohe, oskan. Aus. Aga mis su tõusud ja mõõnad on siis olnud? Me ei ole siis põhimõtteliselt jaanipäevas saati näinud, see on 2 nädalat. Issand, tõesti, what? Me lihtsalt FaceTime'isime vahepeal ja meil oli siin äkki internetidraama ja siis me olime connected, et tundus, et me nägime. Ei, ma arvan, et ikkagi tõus oli see pidu, see oli väga tore üllatus, tore oli kõikide sõpradega aega võtta, tore oli üllatus saada. Mul siuke tunne, nagu ma oleks sünnipäev. Mõõn oligi, ma arvan, see sinu interneti teema, see sinu see kuradi eksi asi. Kes podcasti kuulab, siis või te kuulate praegu, siis see Kalle, kelle pärast ma siin niimoodi ulguda lahistasin. Jah, et Kalle pidas vajalikuks, Kalle, Kristjan Kalvi või mis aga kas te saate, kas nagu sellel hetkel ma ei saanud teile öelda, siis ma kaitsin teda, mõtlesin, ma ei taha ta nime öelda, et las ta saab oma privacy't, aga tegelikult ma olen ise nii uhke selle üle, et vaata, et miks ma ta hüüdnimeks või nagu nickname'iks panin. Kalle on see, et perekonna nimi on Kalvi ja siis me oleme nagu Kalvi Kalle ja siis me oleme kaotan Kalle. Ma või kuul nimede mäng, et ma ei... Sa oled ikka tõeline kuradi geenius. Aga ühesõnaga see kuradi Kalvi Kalle Kristjan saatis Kristjanale
nii haigeid sõnumeid ja ma tõsiselt ei oska seda sõnadesse panna, seda raevu, mis mind tabas. Nagu reaalselt esiteks ma lugesin neid skriine, mul vajus suuni lahti, mul käis kraks lõuast läbi, lõug oli valus, ma olin šokeeritud. Ma hakkasin käed väris, ma hakkasin nutma kõige peale. Ja ma nägin su stories, et sa nutsi. Ma olin mingi, holy shit, what is happening to me? Mu sees oli selline raev, ma olin mingi nii Märten, kus me leiame kriminaalid, me peame ta eluselt põlema, siis kustutame ära, peame põlema, kustutame ära. Siukseks mafiosnikuks hakkasin. Ei, see oli crazy ja minu jaoks oli nagu see, et nagu see kõik need sõnumid toimusid siis öösel, kui ma olin Germo Mureli sünnipäeval ja mul oli nagu tore õhtu ja järsku võtan telefoni, et maksma hakata nagu baaris. Järsku vaatan, et mul on mingi telegrammi tulnud sõnumid ja tema poolt ja ma mingi teen lahti, vaatan, ja vaata, tavaliselt ma olin temaga see, et nagu ma olin hästi alandlik või ma olin nagu ma ei tea, siis ma olin ka mingi, who the fuck you think you are, et sa mulle niimoodi kirjutad ja sõimad ja siis kuidagi kõik see toimus on öösel. Kui te tahate teada, mida ta sõimas, siis minu vlogis on need screenid üleval, siis ma mõtlesin, et paha meel on, kui nad kaovad ära story'st, et siis vlogist saavad elu lõpuni kõik inimesed vaadata, mikid short on. Ja siis ma mäletan, ma hommikul ärkasin, Ivori veel magas ja ma kuidagi uni läks nii varakult ära, vaata, mingi kell 7 juba luugid lahti ja siis ma läksin diivanile, siis ma vaatasin mingit sarja ja siis ma olin nagu mingi nii nagu ja mul kogu aeg ketras see peas, ma olin mingi, kuidas nagu, how dare you või nagu, kuidas sa nagu räägid minuga nii peale kõike seda, mida nagu... Siuke kuradi võll ka, arvad, et sa oled kuulus mingi... mingi imetala oli tal mingi põhiline asi. Ja ta ütles mulle imetala ja ime mu seda ja mingi ühesõnaga, et nagu kõik need solvangud olid ka mingi 10-aastase poisi poolt. Ja siis ma kuidagi olin nende mõtetega üksi ja siis ma olin mingi, ma samasid, sest need vahest nagu mul endal neid rõve lugeda, siis ma olin mingi, mul oli nagu häbi neid kellelegi saata, et näe, vaata, kuidas minuga räägitakse. Siis ma lihtsalt olingi mingi mitu tundi vaatasin lakke, ma olin mingi, ja siis ma mäletan, kirjutasin sulle, kuulad, et ma nagu tahaks suga jagada midagi, aga ma isegi ei oska vaata või nagu, et see on nii crazy. Siis ma olin nagu esiteks, ma olin nagu mingi, et mul oli vaja kellegagi rääkida, aga samas ma tean, et sa nagu flippad, siis ma nagu võtsingi hoogu, siis ma olin mingi, et ma tahan nagu jagada, sest et sina tead teda, nagu, et sa oled taga kohtun. Ma olen teda enda koju sisse lasknud. Ja siis mul oligi nagu mingi, et ma ei tea, kuidas ma nagu, I need to talk to somebody. Ja siis ma nagu saatsin sulle ja siis sa olid lihtsalt mingi, what the fuck. Ei, ma sain insuldi, kõik, reaalselt ma kõndisin mööda tuba nagu loomad, vaata loomaaias, ma olin mingi nii, mida ma teen. Vahepeal Märten tuli lihtsalt kallistas mind, ma tundsin, kuidas ma üle keha niimoodi värisesin. Ma oleks nagu reaalselt, kui minu ees oleks olnud auto ja seal all oleks laps kinni olnud, ma oleks selle autoga ümber köölanud. Ma olin nagu, mul on vaja metallist keppi. Kõige haigem ongi see, et vaata, tema eks ju kommenteeris sinu vlogi alla ka. Ja vaata, ta ütles, et ta mind seal sõnumites ähvardas ka, et ta mu mehele peks. Ta oli niimoodi, et ta sõimas mind ja siis ta oli mingi, et davai, et ma tean, et ta tegelikult tahtis mulle lõuga anda, aga ta ei saa just, et ma olen naiste rahvas. Siis ta hakkas järsku mingi, kus su mees on? Kui ta on mees, ma tulen anda lõuga. Aga nagu ta eks kirjutas sinu kommentaariumisse, ma unustasin selle loo ära, et ta tegelikult isegi rääkis mulle kunagi seda. Tuli praegu meelde, ma olin full välja blokkinud see, ta tõesti läks ja andiski peksa, et siis ma hakkasingi mõtlema, et pärast tuleb, mul oli veits paanika ka seal fonoteegis, ma alguses kellelegi ei rääkinud seda, et kui ma neid sõnumid sain, ma olingi üksi nende sõnumitega, ma olin mingi what the fuck, ma ei julgenud kellelegi ümberringi öelda alguses ja siis ma olingi, et pärast ta lendab siia, sest tema üks mingi naabritüdruk oli ka see samala fonoteegis ja pärast ta küsib, et kas Kristjan on seal, tuleb sinna, hakkab peksma kedagi, et nagu seda ma ka ei taha vaata. Ja ma olingi seal mingi veits paanikas ja mingi hetkel nii varem, kui lähme koju, me lähme koju ära, sest tegelikult ma kartsin sitaks ja siis nüüd on nagu see, et ja siis tulid sina mingi et sa olid mingi... Ei no nüüd tal on suu emmi nii täis, sest et huvitaval kombel mulle ta ei helistanud. Aga mulle meeldis see, et mulle kirjutasid mitmed inimesed, kes olid mingi see Kristjan Kalvi on ta perekonnanimi. Kristjan Kalvi on mind täiega mingi sebinud, saatis mu emale enda mingi munnist pilte ja siis teine vaata tüdruk oli vaata ära salvestanud ta nime telefoni Kalvi the Piider. No kõik naised, kes temaga kokku puutunud on nagu mingi jõunästi. Ja ma panin need stories sellised sellepärast, et tema praegune bruta siis ka teada saaks, et ta mees ju petab teda, sest et nad on aasta aega koos olnud ja need mõlemad juhtumid olid siis
aasta sees, üks oli veel aprillis, aprilli alles oli, onju. Et kõikidele kuulajatele, vaatajatele, kui te olete tutvunud mingisuguse habemega vennaga, kelle nimi on Kristjan Kalvi, aasta jooksul, kui ta on teid sebinud, saatke mulle screen'e, sest et ma olen kindel kahjuks nagu selle praeguse naise sõbranna mulle kirjutas, et et sa oled ise ka ju vaata olnud siukse mehega koos, kes sind petab ja siis ta alati on mingi ei, kõik valetavad. Aga kui meil on rohkem screen'e, uskuge mind, ma saan need talle edastada ja loodame, et ta põleb põrgus. I wish him well in hell. Mul on ka temast nagu, ma olen kohe, I'm so sorry, aga actually I'm not sorry. Et mul on nagu sügav pohhu, mis temal on ja nagu ta on tõesti the worst inimene ja ma ei saa aru, kuidas ma nagu nii roosad prillid olid nagu reaalselt ma ei mingi väga pikalt, aga üks asi, mis ma nagu tahaks öelda seda, et ma tean, et ta on nagu ema oli hästi sääd. Ema nagu oli nagu, et tal on nii piinlik oma lapse pärast, aga mul on nagu see, et Kristjan ei ole 10-aastane poiss, et ta on täiskasvanud mees, et ta emale pea, et nagu sa teed oma parima ja siis, kui su lapsastega kasvab keegi, et sa ei pea ennast süüdistama, ta ema on nii sweet person ja tal ülejäänud pereliikmed, et see, et ma tean, et seal mõndadel pereliikmetel oli nagu hästi paanika, et meil on sama perekonna nimi ja et ärge siis, kui kellelgi on lihtsalt ka selline perekonnanimi Kalvi, siis et ainuke väärtus on Kristjan Kalvi. Teised ei ole. Jah, aga ma sain teada, et tal on ka, Kristjan Kalvil on nimekaim ka. Keegi kirjutas, et oh my god, mul oli ka klassivend, kes oli Kristjan Kalvi ja ta oli räige väärtus, aga ta on 10 aastat vanem, nii et siis nagu. Mis aastal see sinu Kalvi sündinud on? Ta oli must mingi äkki ta on 30 nüüd või? Ta oli must 2 aastat noorem või? Siis on õige, siis ta on see 95 aastal sündinud. Jah. Sa vaatasid 2? Ma vaatasin, et ta oli mingi pankrotivarades mingid asjadega. Midagi see pani stories. Et ühesõnaga, et ainuke väärtus on Kristjan Kalvi, ärge sugulaste peale mõelge. Ja palju on nagu neid Kalvisi, kes on ka, ei ole tema sugulased otseselt, et Pärtel poegasi on ka ju, kes ei ole otseselt ka seotud, nii et ma lihtsalt, mul ei nii kahju nendest sugulastest lihtsalt. Ei, ma aru saadav. Aga jah, et ainuke väärtus on aga the audacity of men nagu selles suhtes ikka, iga kord, kui ma mõtlen, et mind ei saa rohkem üllatada, siis see üllatas mind väga. Ja tead, mis oli minu meelest kõige naeruväärsem selle kõige juures, et need rassistlikud sõnad, millega ta sind sõimas, nagu sa oleks mingi viimane piece of shit. Vend ise oli suga koos. Nagu okidoki siis või ja, nagu, ei, ma mõtlen ise ka, et mis sul toimub siis? Et nagu, et nüüd oled lambist racist. Ja nüüd on racist, jah. Ja minu arust ma ei olnud ainuke tal mustanahane tüdruksõber, ta elas just Soomes aastaid, et minu arust seal on väga palju mustanahalisi inimesi, nii et ma ei tea, nüüd lambist oled siis racist. Või nagu, see ongi nagu see, et sul ei ole mitte midagi minu kohta öelda, siis sa hakkad ütlema mu nahavärvi kohta. Selles mõttes, et nagu tõesti. Ja, et ma arvan, et ma olen kuulus. Ja. Aga samas nagu, kui sa oleksid... Kas sa oleks pidanud mind õllesummeril nägema? Oi, seal, kui sa oleks näinud mind seal, siis sa ütleks, et ma olekski päriselt kuulus. Ma ainult kõndsin ja tegin inimestega pilte. No vot. Aga ei, tegelikult selles suhtes, et see oli nagu mõõn ja see oli nagu, ütleme need, et nagu see oli nagu hästi raske hetk, aga samas tõus oli see, et ma hakkasin enda praegust kaasast nagu nii palju rohkem hindama, mitte et me hinnata ta enne. Sest ta ei sõima sind. Ta ei sõima mind, aga lihtsalt kuidagi see, kuidas ta nagu lihtsalt on the best ja nüüd ma nagu, et ma nagu näen, et ta on lihtsalt nagu väga hea boyfriend ja väga hea kaaslane ja ma ei tea, lihtsalt kuidagi see nädalavahetus oli crazy ja siis see nagu osa sai läbi, siis tuli Silvia sinu juurde ja nüüd tõmbleb Katrin lust, on ju, et seda draamat nagu jätkub. Jaa, issand selle Katriniga ma tahan teile ka rääkida, et kes kogu draamat siis ei tea, et põhimõtteliselt Silvia käis minu juures külas ja ta ütles, et ta on nõus siis avaldama selle, et ta on rase minu blogis ja me tegime vlogi ka. Ja Katrin oli sellest siis nii vihane, et ta kõigepealt kirjutas Silviale nagu 15-aastane tüdruk. Head elu sulle, head elu, mina ei taha enam mitte midagi sinuga teha, las Malju teeb sul kõik asjad nüüd edaspidi ära. Kas kirjutab su saated asjad? Ja by the way, Katrin Lust õpetas mind saate kirjutamine, et sa võin Silvia su saated ära kirjutada, nii et on lepo. Ja siis ta oli mingi... Ja kui ma kuulen, et sa midagi rääkisid minu eraelust Maljule kuskilt tema blogist loen, siis usu mind, ma teen sulle sama, mis ta siis teeb, kirjutab Silvia eraelust ka minu blogisse. Mida ta jääb? Et ühesõnaga tegelikult see oli nii debiilne, sest et ma ei tea, olenemata sellest, mis mulje meedia või on kuvandanud Silvias, siis jah, Silvia ongi siuke
nagu usub kõike ja ta on hästi nagu heatahtlik, ta ei ole üldse pahatahtlik inimene, et ta on võib-olla natuke nagu selles suhtes hullik, et ta usaldab kõiki hästi palju. Ja... Aga ta ise ütles ka su loogis, et ta tahabki uskuda, et inimesed on head. Vaata. Ei, see on arusaadav ja tegelikult mina usun ka väga tihti inimestest alati esimese asjana head, aga vaata, iga kord, kui midagi juhtub, siis võib-olla paneb natuke mind nagu mõtlema, et okei, võib-olla päris ei tasu, onju. Aga võib-olla ongi see, et vaata, tal pole enne olnud Katriniga halba kogemust, on ju, et ta ei osanud arvata ja ta on Katrinile väga palju usaldanud. Ja ehe näide oli see, et muidugi ta on talle palju usaldanud ja Katrin kohe ju oli valmis teda ka ähvardama sellega. Aga eriti nõme oli see, et Silvia Spetsioon ütles, et ma veel ei tahaks nagu sugu avaldada, sest et loomulikult ta väga tahaks tütart, on ju, kui sul on 4 poega. Aga et ta on kuulnud nii palju lugusid, et öeldakse küll, et tüdruku pärast sünnib on ikka poiss, on ju. Et tahaks mina nagu pidin ka poiss olema tegelikult. No, et tahaks nagu lihtsalt mingi ühe ultraeli veel ära oodata, et siis ma olen nagu 100% kindel. Ja ma olin mingi, fine, nagu who cares. Ja Katrin suurest vihas siis pani ikkagi Elu 24. Pani Elu 24. Mulle meeldib, et siis nii-öelda peatoimetaja ja siis üks Elu 24 ajakirjanik, ta ei ole päris ajakirjanik, aga ajakirjanik. Katrin ka päriselt ajakirjanikuks õppinud pole. No 2 siis vannabi ajakirjanikku lendasid siis Silvele peale, et nagu see teise aega, ma lihtsalt ei ole nõus ta nime ütlema oma suust väljast, et I will not do that. Natalja et tema lendab ka Silvele peale. Ja. Who the fuck are you? Nagu... Et sa lendad peale. Ja need sõnad veel läksid Maljule kituma, et ma sulle kirjutasin. Kus ta üldse teadis seda? Ma ei tea. Mis ta mingi... Ja pealegi, mis mõttes kituma? Mis kuradi paruness sa oled, et sinu nime ei tohi suu võtta, et ei tohi keegi rääkida või? Ja mis õigusega nagu rasedusinfo on terviseinfo, ta ei võlgne sulle mitte, nagu ta ei võlgne Elu 24-le oma terviseinfot avaldama. Ja, sest et see Natalja kirjutaski, ma teadsin ammu, aga ma austuses sinu vastu ei kirjutanud. Muidu ei seaduse pärast sa ei kirjutanud, et nagu... Sa üritad veel manipuleerida ja nagu sa ütlesid täna stories ka, et nagu siis, kui Katrin Lust rase oli, siis tema oli püha lehm ja keegi ei tohtu midagi öelda. Aga nüüd, kui Silvia rase on, ei huvita, tümitavad, kambakesi teda. Ja täna ju ka... Tõmbama roosad kleedid selga. Ei no, mina arvan, et tegelikult peaks tõmbama triibulised kleedid selga, sellepärast, et Lust pani ju täna story, et nii haige, et üks staar ütles, et ta tegi Osempikut, aga see on ju see on kriminaalkuritegu. Esiteks muidu guugeldamise asi on kriminaalkuritegu. See, et kui keegi võtab sõbranna käest paki mingit Osempsi, mis teine on Türgist toonud, okei, see ei ole võib-olla nagu reeglite pärane. See ei ole päris nagu... Aga kriminaalkuritegu on nagu natukene teine tera. Aga põhimõtteliselt sa siis lähed süüdistad kriminaalkuriteos rasedat naist. Mina arvan, kõik triibulised kleedid selga ja Silvi Ilves eluks ajaks vangi õiglus mis ta nimi on? Õiglus Katrin Lustile. Õiglus Katrin Lustile. Peaasi, et tal on õigus. Peaasi, et tal on õigus tegelikult. Ma mäletan hästi, kui ma läksin Elu 24 tööle. Kui ma tegin neid reportaaže seal mingi aeg festivalidel ja siis mingi Kristina käib külas ja siis ma käisin Silvel ka külas. Tõesti väga, hästi soojalt võttis vastu, oligi niuke, ta tekitas minust selles mõttes ärevust, on ju, nagu sa ütlesid, et kui sa vaatasid pulmasaadet, et sa lamasid, aga hästi intensiivne, siis ma ise ka nii ärevel vaatas, kui sa oled veel tal kodus külas ja see teeb kõike, seda nagu hästi lahe vaadata, aga ma ise olen pärast nagu okei, ma pean nüüd natukene nagu maha tulema sellest, on ju. Aga kui ma läksin Elu 24 tööle, siis ma mäletan üks siis inimene, kes töötab seal Postimehe majas, see on suure laisele, ma ei taha nagu nimesi nimetada, aga seal Postimehe majas on kõik Kanal 2 Postimehed, kõik raadiod ja asjad. Ja ta ütles mulle, kui ta näeksid uudist, et ma olen ka Elu 24, ta oli mingi Kristina, run like hell, she is crazy. Ja ma olin tähega mingi... Väidetavalt. Jah. Kellegi hinnangul on ta crazy. Jah, kellegi hinnangul ta on crazy ja mina olin tähega, võtke oma sõnad tagasi, ta on nii nice, ta on nii tore, meil koostöös sujub, ta on nii nice lady ja siis järsku käis klõps. Aga ta on nice lady täpselt nii kaua, kuni kõik läheb nii, nagu tema tahab, kui ta saab kõike, mida ta tahab, kuni sa teed, mida ta tahab, siis ta on nice. Ja, aga see oli crazy ja see oli, ma ei saanud aru, kus see kõik nagu lappe läks ja siis oligi, et ma rääkisin aga veel eraldi, saatsime sõnumeid
et kuule, et meil, mis juhtus, et meil oli kõik hästi. Siis ta oli mingi, ei, meil ongi kõik hästi. Miks sa arvad, et meil mingi probleem on? Meil ei ole mingi probleemi sõnumis. Mul on need sõnumid alles. Sekund hiljem, või tund hiljem vaatan Kroonika peal uudis. Katrin Lust, Kristina Pälterpoeg on bully piece of shit. No mitte päris nende sõnadega, aga ma olin mingi, okei, aga me just tund aega tagasi rääkisime sõnumitest, et meil on kõik chill. Nii et siis ma sain aru, et tead, ei ole mõtet jaurata, sest et sealt ei tule nagu nii mingit seda, et... Ja vaata, Silvia puhul on nagu kahju see ka, et vaata, kuna ta ongi nagu siuke hästi, ta tahab ikkagi parimat loota ja arvestades, et ta on oma eraelust väga palju Lustile rääkinud ja võib-olla ta ka natuke pelgab teda, siis ta ei teinud sellest isegi numbrit, et Katrin ütles ta lapse soo välja, et oli mingi, nojah, aga ise ma ju tegelikult talle ütlesin seda. Ma olin ka mingi, nojah, aga tegelikult see on nõme nagu, kui sa võtad teist inimest oma sõbrannana, ma saan aru, et ta on ajakirjanik, aga kui sa juba mingi hetk võtad teda sõbrannana ja sa oled öelnud, et ma ei taha sulle seda lugu praegu anda, siis ta mingi ei, aga seda osa ma tean, ma panen selle ikkagi kirja nagu, ma ei tea. Aga tead, sitta selle Katrin Lustiga selles suhtes, et ma arvan, et ta on lihtsalt natuke kurb ja pettunud, et vaata kunagi oli see telemeedia oli ju nii suur asi, vaata, et mul on telesaade. Ma olen Elu24 peatoimetaja. Tänapäeval need, eks ikka nagu mingil määral loetakse niimoodi, aga ma tean väga hästi, kui palju mingid, mitte küll Elu2, tegelikult ma võiks välja uurida ka selle kindlasti, ma ju tean kõike, et kui palju mingid artikleid loetakse ja ostetakse, tead, minu jaoks ei ole ka see keeruline, et minu jaoks ei ole mingisugust kuradi meediat vaja, vähemalt ma näen nagu enda ümber, kes on nagu minu followerid ja eriti veel minu äpis Maljulandis, siis no on give a shit, kedagi huvita mingi Elu24 uudised, meedia liigub hoopis teistes suundades ja mida rohkem saavad ka tuntud inimesed aru, et nad saavad ise kasutada oma meediaplatvormi või monetiseerida seda mujal, kui anda oma kuradi suured uudised tasuta kuskile, ma ei tea, kuhu iganes. Täpselt ja vanasti oligi kinda see, et tegelikult mingi siis kas, mis oli see Just ajakiri ja Kroonika, et nende peatoimetajad kinda made you famous ja otsustasid, kes siis on kuskil mingi kajastatud ja nii. Aga nüüd sul peab olema see telefon ja internet ja let's go kokkuvõttes, et endale hakata kasvatama ja et sul ei ole seda meediat nii väga vaja. Et mina ütlen ka, et ei pea kirjutama, et näiteks kas siis see, et keegi ütleb, mingi ajakiri, ma ei mäleta, mis ajakiri see oli, kas see oligi Õhtuleht või Lust või keegi ühesõnaga oli mingi, et umbes, et siis kui tal on vaja Alexelat välja müüa, et siis te küll võtate ühendust ja bla. Siis meil oli mingi, meil oli Alexela välja müüdud juba. Jah, et te tegite artiklid alles siis, kui meil oli välja müüdud ja siis te veel pärast laimasite või tegite mingid mõttetu üritus ja halvad toolid ja nagu me hullult oleks sinna toole valinud, on ju. Ja nagu mingid halb show, on ju. Aga siis me müüsime ikka ilma teie abita välja ja siis te tegite jälle, et te tegite alles siis artikli, kui meil oli kõik välja müüdud, mitte see, et aitate meie müügile kaasavad. Ja meie saame kõigega ise hakkama. Aga minul on ikkagi, ma hea meelega hoian häid suhteid. Praegu mul on Kroonikaga head suhted ja see kinda ongi ja see on kant Merilin Mölderi pärast. Minul on Kroonikaga okeid suhted ja Õhtulehega on mul olnud isegi veel paremad suhted. Elu24-ga mul puuduvad suhted, aga seda solki ei loe minu hinnangul mitte keegi. Mul oli ainult siis Elu24 käed suhted, kui seal töötas Keter Trumsi, sest ta oli ainuke. Kõik seal oli üks Ketlinga. Ühesõnaga, Elu24 olid normaalsed inimesed, aga need on ka nüüd selleks ajaks läinud. Nii et, aga Kroonikaga on chill ja tegelikult Õhtulehega vist kinda ka. Aga räägime ruttu sponsoritest ja lähme kirjade juurde, sest me oleme siin muud asja jäppin nii palju. Maxima saatis meile karbid. Me pidime tegema nagu, me ei ole vaadanud. Esimene emotsioon. Nad ütlesid, et me peame siin lahti tegema. Esimene emotsioon, see on mingi Mason X. Mason Beasti koostöö siis Maximaga. Söök ja jook on -25%. Neil on uued kilekotid Maximas. See kott on disainer, on siia peale kirjutatud. Okei, see on täiega Balenciaga. Okei, see on tõesti päris cool. Maxima, Mason Beast. Aga mind huvitab pigem just see, et söök ja jook -25, sest et nagu... Sest et hinnad on laes ja... Hinnad on laes. No mis meil siin head? Jäätised on hea soodukaga. Näed, siin on ka kirjas see kott on disainer. Väga äge. Ma rääksin mikrist mööda. Jäätised on soodukaga, liha saab. Kuule jah, -25, 8. juuli. Homsest kuni 10. Kuni 10. juulini. Millal meil episood üldse üles läheb?
9. juulil, nii et täna ja homme jookske Maximasse. Kuule, et saate kõik asjad nagu full stock up'ida. Ja kuule, siin on nii palju siukseid asju, et ostad 2 ühe hinnaga tähendab. Ja. Rõiva auruti on 14 €, kellel on vaja, muidu on 35. Meremari 1 €, aitäh kaardiga. What? Let's go crazy. Okei, see tuleb fancy dinner. Ben & Jerry's jäätis 3,99. See on väga hea soodukas, praegu on 8 € juba. See on crazy. Ja näe, vaata, siin on see meistrite kvaliteet, vaata meil eelmine see, mis me nosisime või? Jaa, need olid tõesti head, mõtled, me rääkisime, et salati kõik asjad. Ma tahaks praegu. Need on ka soodukaga, nii et tasub minna Maximasse ja aitäh nende uute kottide eest. Värske kala ka odav. See läheb prügikotiks. Siis ma kasutan kilekotti prügikottidena. Sest et siis ma tunnen nii halvasti, et ma nagu kilekotti võtan, aga see kott on hea, vaata, mul on need taaskasutavad kotid. Saadan nendega taas riideid kirbukasse või jalanõukotiks või mis iganes. Nii et ühesõnaga aitäh. Ja lahe koostöö, ma nägin Anu ka nendel mingi reklaampiltidel, neil olid ju mingid Masoni jäätis või selle mingi jäätised, miks proovisime ka siin. Ja väga hea oli. Aga vaadake, meil on ka siin Pikapakk, uus suur jurakas meil siin stuudios ja tegelikult tagumine aeg üldse meil hakata Pikapakkiga koostööd tegema, sest et tegelikult me oleme Pikapakki kasutajad mega ammu juba. Mina olen juba mitu aastat. Mina olen nüüd üle aasta natuke, kohe kui ma, tead aru, põhimõtteliselt kohe kui ma koduvõtmed said, mu esimene asi oli see, et ma ei tee nalja. Kui ma sain koduvõtmed kätte, ma tellisin Pikapakki endale terrassile. Jah, et mina, selles suhtes, eks see muidugi oleneb, et kui palju keegi ringi liigub või midagi, et aga mul on lihtsalt see, et mul on nii mugav, kui mu pakid tulevad, mul on maja ette, nagu I love it, siis muidu on mingi see, et kõik pakid mulle tule, Smartposti pakid ju ei tule. Ainult Omniva pakid on ja sellepärast ma alati ütlen kõigile, palun saatke mulle Omnivaga. Aga mõnikord satub, et keegi satub Smartpostis, ma vaatan seda sõnumit, mul praegu just tuli meelde, et ma olen juba 2 korda saamegi teavitus, ma unustan ära. Ja ma unustan ka täpselt samamoodi ära. Et ülimõnus on, kui on Omniva pakiautomaat maja ees, kui sul on eramaja, kuigi vist saab kortermajad. Ja kui sul on kortermaja, sa ka eriti lihtne on siis, kui sul on nagu elad esimesel korrusel, paned nende terrassile, aga kui sa ei ole esimesel korrusel, siis saad korteriühistuga läbi rääkida vist. Jah, sest mul oli ju ja saate kamba peale ka võtta, korteriühistu peale saate ka võtta Pikapakki paidu või mis on päris nagu nice. Aga siis sa pead kõik nõusse rääkima, aga siis on eriti odav hind ka. See on hea mingi 50 senti per face. Aga sellega on hea see ka, et sa saad nagu pakke välja ka saata, kui sul peaks vaja olema. Ja nüüd seal on see uus teenus, et sa saad ka pesuteenus. Pesuteenus, võt jah. Et Kristina saatis siin voodipesusid. Ja oma mõnnaka, sest et see oli mul täitsa... Ja et hästi suured asjad, vaata, et paned lihtsalt Pikapakki, nad tulevad järgi ja tood sulle triigituna ja pakituna tagasi. Täpselt. Aga mina ütlesin, et mul ei ole mõtet seda voodipesu ossida, sest mul on nii palju inimesi kodus ja mul on nii palju seda voodipesu, mul mahugi see kõik siia Pikapakki. Et mina kasutan seda siis keemilise puhastuse jaoks. Et see on kuidagi eriti tüütu, et ma pean kogu minema ja siis ootama ja siis järgi minema, et ongi vaata mingi kleidid, millega ma olen kuskil käinud, mida ma lihtsalt masinasse panna ei saa. Ja ma siin üks päev mõtlesin, et teen Märtelile teen, et vaatsin, et tal see pintsak mingi vedeleb seal, et et pesen ära. Märten oli mingi, sa pintsaku pesumasinas. Jaa, seda ei tohi. Ma ei teadnud, ma riie nagu riie ikka. Ei tohi. Ei no, aga ta ise ütles, et see on natuke suur. Minu see tõmbas nagu natuke nüüd kokku ja milles üldse küsimus tegelikult. Jaa, aga see Pikapakk on tõesti mõnus ja mul oli ka, ma just tellisin sealt Tamarin Home'ist endale veiniklaasid. Aga ma tellisin need valed, need nagu sina kiksid mulle kunagi vaata need suured ja Marleen lõhkus ühe ära. Ma olin mingi, no, I need more. Ja siis ma tahtsin juurde tellida, tulid valed. Ja siis tulid ka kohe Pikapakki ja siis vaatasin vale suurus ja siis seal oli kood. Et lihtsalt pane see kood sinna Omniva lehele ja siis paned kasti taga, selle pakki tagasi, viivad ära. Et nii mugav, et ma tõesti armastan Pikapakki ja kes nüüd tahaks ka proovida, siis meil on sooduskood salajutud ja salajutuga siis saad Pikapaki transpordi paigalduse 3 kuud kasutust Pikapaki kulul. Juhul, kui testperioodi möödudes klient soovib Pikapakist loobuda, teisaldame selle omal kulul. Not. Nii et tasub
tasub proovida. Aga ma ütlen teile kohe ära, et kui te proovite, siis ega te sellest ei loobu enam pärast. Eriti kui te olete meiesugused, kellele meeldib kogu aeg mingeid asju tellida. Täpselt või vahepeal on näiteks see, et ma läksin reisile ja siis ma võtsin koristajale võtmed siia pikapakki. Et noh, et ta saab ju võtta ja siis tuppa tagasi saad võtmeid ette või näiteks ma lähen just ka reisile ära, me lähme Itaaliasse, siis mul üks sõbrann tahtis järgmine nädal tulla ühele asjale järgi, siis ma ütlesin ka, et ma jätan sulle pikapakki, et saad nagu asju jätta ja nagu see on nagu kõigeks ja üldse tegelikult kui Smartposti kuller või DHL-i kuller tuleb, kui keegi kuller tuleb ukse taha, siis ta saab sinna panna. Ja, et selles mõttes on nagu nice, aga kui sa tellid nagu kui ma tellin ise ka kuskilt e-poest, ma valin ka alati Omniva ja saad otse pikapakki, nii et see on mõnus. Jah, soovitan soojalt. Nii, aga mis me siin muneme? Siis on kohe kohv. Noh, me oleme juba korduvalt rääkinud, et... Lahustatav kohv, aga see on väga kvaliteetne, see ei ole see nagu Nesquik 3-in-1, vaid ta nagu maitsebki nagu päris kohv. Mina ütlen ausalt ära, et kas on õige öelda kohv või kohvi? Kohv. Maitseb nagu päris kohvi. Ma ei tea, maitseb nagu masinast tulnud, aga võib-olla mina olen nagu selles suhtes natuke... noh, ma ei tea, ma ei ole nii hull kohvi ekspert nagu, aga loomulikult ma tunnen ära selle kuradi 3-1 kohvi. Ei, no muidugi, see oli kõvasti parem ja siis mulle meeldib, et sa saad sellega teha nii jääkohvi kui ka siis tavalist kohvi. Kood salajutud annab siis -20%. Siis on meil ulakas kaunitar ja me oleme sellest klitist varem rääkinud, ma tõin enda oma kaasa kodust, et näidata teile. Juba väsinud tundub teine. Ja vait. See on fresh as fuck. Sa oled nii lollakas. Mis on nüüd punastad? Kliti on siis suuseksi masin põhimõtteliselt. See on haige. Ma ütlen ausalt, alguses ma proovisin seda, aga ma olin mingi, ma tea, et kuidagi, noh, et ma ei saanud nagu sellest pondist nagu aru, aga siis ma sain aru, et ma pean selle äpi tõmbama ja minge perse. See, mida ta kõike selle äpiga teeb, holy shit, fuck, nagu mul ei ole sõnu. Ma ei ole äppi tõmmanud. Sa ei ole äppi tõmmanud? Are you crazy? Oota, mis äpp? Are you crazy? I am crazy, mis äpp see on? No ma ei tea, oota, ma vaatan kohe oma telefonist. Aga meil... Saad sa aru, tal on seal mingi 40 miljonit erinevat lutsutamist ja laputamist ja saputamist ja mida kõike ta teeb. What? Okei, ühesõnaga, seal mida äpp. Mul on hea uudis, kui te praegu vaatasite, et oh my goodness, ma tahaks ka seda lutsutamist ja sakutamist ja siis salajutud Instagramis läks Kliti loos või noh, käib Kliti loos. Nii et minge võtke siis loosimeks osa ja saate ka lutsutamist, sakutamist ja tõmmake see äpp ka siis kindlasti. Ma mõtlen, ma mäletan ka, et kui ma otsisin seda äppi, siis ma otsisin ka mingi kuradi selle kiti nimega, aga see ei olnud, ta oli mingi täiesti teine nimi ja ma ei suuda seda praegu leida. Aga kui sa paki ostad, siis paki peal oli see QR-kood, jah. Aga eks ma pärast otsin selle üles, ma ütlen sulle, sul ei ole raudselt ju paki alles enam. Ei ole. Aga ma lähen edasi siis mõnnakaga ja mõnnakal esiteks ma kohe räägin meie tänastest asjadest, aga siis kui see kuumaperiood oli, see külmatekk. Ma magasin täna külmateki all, mu jänes kuses mu teise teki täis. Aga see külmatekk on nii freaking hea ja ma nagu tõesti ilma selleta ei oleks seda kuumalainet praegu, noh, soojalainet või kuumalainet. Ta on nii mõnus jahe, jah. Tõesti, muidu ma igisin kogu aeg PVH hullas, aga nüüd on kuumalaine läinud ja täna on vihmalaine ja selleks on ka, mõnakas on nagu kõigeks valmistunud, külmalaineks on ka, aga see on vihmalaine ja vihmakeebid ja mina juba tellisin tegelikult eelmine aasta suvi. See keeb ise ongi see kott. Jah, et sa saad seda nagu pärast kokku tagasi pakkida, mis on väga nice, et kui me seenele tahame minna värki. Ma tahan küll seenele minna. Ma tahan täiega seenele minna. See on täiega nunnu ja seepärast, kui nad kunagi, mul tuli Facebookis, kusjuures mina langen täiega nende Facebook adsid ohvriks ja mul tuli Facebookis ad ette minu, ma läksin, ma veel tellisin selle koos mõnnaka selle mänguga. Ja see on mega nice, aga nüüd mul üks juba oli, et siis ma sain uue, kuna ma olin juba ostnud, siis ma valisin, ma olen ikka hea girlfriend, et siis ma võtsin Peikale musta ja siis me saame minna seenele. Ei, sa lähed minuga seenele. No me läheme seenele, aga tema teab head seene kohta. Kus ta teab? Rakvere kandis. Okei, aga mina tean seal Laitse rallipargi kandis. Nice. Või no nüüd ma ütlen teile kõigile Laitse. Ära, tal on juba piip peale. Seene kohti ei jagata. Igatahes jah, et need vihmakeebid siis on ja sooduskood siis ikka nagu alati salajutud ja -15%. Ja loomulikult kohv.
Kohv. Aeg on juua seda kohvi. Kusjuures mul just käis üks sõbranna ka külas, kui mul grillikas oli paar nädalat tagasi ja siis andsin talle ka seda kohvi, talle väga meeldis 2 tükki see kõi ära, et tuli autoga vaata, et siis täitsa mõnus on. Mina sain kastitäie seda alkoholiga kohvi ka, aga kui sul on noorem vend. Saadsid Rikile? Ma andsin Rikile, aga ta on ikkagi täisjääline, ma seda mainin ära, et ta ei ole mingi 10. 15-aastasele, party. Aga jah, et meil sai ka jaanipäeval sai seda kohvi tarbitud, nii et väga-väga nice oli. Mõnus joogike. Tõesti peakski vähem parmu panema, rohkem alkoholvaba jooki jooma. Kusjuures mul oli siin see teema, mõtlesin, et ma olen sellele Itaaliani olen ka aina. Me läheme literally nagu ei, oota, täna on 7 või? 4 päeva pärast. Oh my god, Kristina, how can you do it? I don't know, but I'm doing aga kui sa selle ära teed, siis anna kindlasti raamat välja, et kuidas püsida karsklane. Ja, nagu mingi 1000 näpunäidet, vaata. Ja siis sinu lugu, vaata, kuidas, algus on kindlasti keerulisem, kuidas esimene päev oli, aga kuidas 4. päevaks raamat valmis. Jah, ma siis teen. Ja siis pärast seal panen fit guide'iga otsa, kuidas olla peenike. Ja siis toitumiskava. Ja joomiskava. Joomiskava täpselt. Aga ja siis Coolbet, kes jälgib mind Instagramis, siis teab, et mul on ka Coolbetiga, no mitte Coolbetiga, aga mul on nii-öelda enda tehtud see jalgpalli chat subscriberitele, kus me siis jagame oma pette ja lihtsalt kommenteerime jalgpalli ajal kaasa. Tegelikult see on väga fun, et seal on paar poissi ka või mõned poisid, aga enamus on tüdrukud ja siis räägime, nagu tegelikult see on nagu hästi tore chat, mulle väga meeldib see. Jagame pette ja võite ja mina olen šokeeritud olnud, et Märten paar kord on jalgpalli vaadanud. Kusjuures Itaalias, kui me jõuame laupäeval vastu pühapäeva öösel, pidi hea mäng olema, nii et ma tean, et Kerli mees kindlasti tahab vaadata jalgpallit ja siis äkki nüüd Märten ka tahab vaadata, kui me üldse jõuame sinna Etna pidi niimoodi purskama, et lennud on vähemalt tänase seisuga Kataniasse on tühistatud, et mulle just üks follower kirjutas, et nad ootasid nüüd 24 tundi ja nüüd bussid viivad nad Palermosse, et sealt saab siis nagu lennata. Okay. Et kohale me saame ikka. Kohale saame, on ju. No ma eeldan. Kuhugi, me saame Sitsiiliasse kohale, kas õigesse kohta see on oma ette ooper? Ma teen pausi ajal endale kindlustuse ka ära, ma ei ole teinud. Ma just ütlesin, mul on ju see LHV kindlustus 3. Sul on olemas, sorry. Anyways, aga jah. Loeme mõne kirja ka või? No ma ei tea, jah, me täna on veits kehvasti. No teeme natuke kauem kui tunnik. Asi on lihtsalt selles, et kui saate nimi on salajutud, siis me räägime oma salajuttu ka, ega siin ei ole kõiki. Tegelikult me ei pea ainult teie salajuttu rääkima, tõesti, mõtle, kui head kossi te saite, et nagu, ja õppetund teile siit ka, ma räägin enda asju jälle edasi. Õppetund selles suhtes, et ei tasu nutta mingi venna pärast, sest et paar aastat hiljem tagasi tulla ja sõimata. Ja tead, mis ma ütlen? Mis ta ütles mu kohta, mis on nagu, it's a fucking lie, aga nagu see, et ta mulle seda N-sõna kasutas ja üldse nagu mingid, mis ta ütlesin, I didn't care. Nagu ma ütlesin, et I know, et ma mustanahaline, sa oleks pidanud ütlema, ma olen mustanahaline, what, kas kõik teavad? Miks keegi mulle öelnud, on ju, ja mis iganes, on ju, paksus kutsus ja kuigi ma tean, et ma olen skinny, on ju. Aga tead, mis ta ütles mulle? No sa nägid, ta ütles mulle, et ma olen meritäht. Ja et ma ei oska suudelda. Ja ma olin nagu mingi... Aga see kõlab küll nagu 10-aastase jutt. Ma olen nagu mingi... Otsu ta know, ma ei ole merid. I know that. Aga olgem ausad. Mina mõtlen seda, et kui naine on meritäht, siis võib-olla ta ei ole väga interested in being... Äkki sa ei ole väga hea. Äkki sa ei ole nii hea. Sa oled võib-olla nii sitt, et ma ei viitsi liigutadagi ennast. Nii et vaata peeglisse. Ja, no ma ei saa seda öelda. Ma nii palju kaitsin teda, et nagu mitte ei kaitse, aga ma olingi mingi, ma tean, et ma ei olnud meritäht ja ära isegi hakka ja ma tean, ma olen väga hea suudle, sest mul on väga paljud inimesed, mitte et ma mingi lippar oleks, aga mul oleks kõige suudelnud. Isegi mina olen suga suudelnud. Jube hea oli üks parimatest, mida ma saanud. Jah, sa otsidki Märtenit seda sealt sama suudlust, mis sa minult kunagi said. Jah, ja siis, kui ma sain teada, et he's the one. Aga ühesõnaga, et how dare you, nagu ühesõnaga, et jah, et fuck. Kes üldse solvaks kedagi meritäheks? Tõesti, ma tean, et ma ikkagi ei ole. Mina annaks politseiavalduse sisse, siis järelikult on sind läbi unenussinud. Ma arvan küll. Sest et mis muul juhul, miks sa peaksid seal lamama? Jah. It's rape. Täpselt. Jah, nii et ole valmis. See on küll kriminaalkuritegu. Jah. Vist, no Eesti Vabariigis on mingi
minor. ÜKT-d kui sedagi. 2 tundi ÜKT-d. Tõesti, pool tundi. Rohkem pole vaja, küll sa juba aru said, mis sa tegid. Ja tahtsin ikka et nagu ärge nutke mingi jorsse taga, sest nad võivad tulla paar aastat hiljem siin meritäheks kutsuda. The fuck? Okei, see on redonkulous, aga ma Coolbeti juttu rääkigi, ma hakkasin muud rääkima. Ühesõnaga, et Coolbetis on praegu head kampaaniad ka, et kui sa panustad ja nüüd paljud on nüüd poole pealt ka andnud, kuule, veits saaks panustada 25 €, et ja seal on Coolbetil on see kampaania ka, et kui sa paned alates 30 € kuni vist 300 € oli mingi selline kampaania, et siis nad match ivad sinuga selle summa ja panustage mõistlikult ja ma näen, et meie chatis ka tüdrukud väga tublid, mingi 5-kas, 10-kas, niuke chill ja deal on siis see, vähemalt mina olen nendega teinud ja ma saan aru, et teistel on ka see, et saab läbi, siis paneme selle panustamise osa kinni, et ei jää siis edasi jalgpallile panustamast, et ma nii tark ei ole jalgpallis. Ja mina ei panusta üldse kuskil midagi. Mina olen korralik seaduse kuulaks, nagu see oleks juba ebaseaduslik. Mul illegaalne. Aga ei, tubli. See on kriminaalkuritegu. Aga see on nii huvitav, kas saad aru, et nii palju lõbusam jalgpalli vaadata. No jaa, aga ma ei vaata üldsegi nii. Ei, no jaa, aga Ivaril just teile mingi, et mul üks panus hakkas kaotama, siis ma olin mingi superkettas hüppel. Ma mingi lööge seda palli, mida te teete, tõuske püsti, mida te... Ja siis nad vahepeal nagu, nad ei lähe isegi pihtagi ja siis nad juba viskab pikali, et viga saada, vaata. Siis ma mingi davai, tõuse püsti. Ja naised pidid dramaatilised olema. Täpselt. Ja siis Ivar on mingi, sa oled nii seksikas, kui sa jalgpalli peale kuri oled. See on mingi, oh my god. Aga okei, lähme nüüd kirjade juurde, see ei ole isegi. Okei, aga ma võtan kohe lõõgastuseks sisse siis sita juttu. Okei. Nagu lähme tagasi oma radade peale. Hei, ma olen väga pikalt mõelnud teile kirjutada, aga pole julgenud, sest no seda ei tea mitte keegi peale minu eksi ja ilmselt ka tema sõbra, kes tol ajal kaasas oli. Ilmselt ka isegi mu praegune abikaasa ei tea seda seika. Siin on siis minu kauahoitud saladus. 16-aastaselt leidsin omale esimest korda boyfriendi, nagu ikka noored ja armunud. Mina sel ajal käisin veel koolis ja kuna vahemaa oli üsnagi pikk, meie vahel umbes 49 kilomeetrit ots, siis sain käia vaid vaheaegadel ja nädalavahetustel bussiga külas. Ühel ilusal päikesepaistelisel päeval viisid mu vanemad mind bussijaama. Bussi istudes kõik kena tore, liblikad kõhus, ärevustunne sees, sest ma näen oma peikat. Poole sõidu pealt tundsin, et kõhus on kuidagi imelik. See pole ärevus. Miks sellised asjad alati just siis juhtuvad? Aina imelikumaks läks ja sellele lisandus valu kõhus. Noja, korras siis. Tundsin, et miski minust tahab väljuda. Nii ma siis võitlesin külma higi, valu ja kinnihoidmisega, kuni see mulle püksi voolas. Jah, see oli pedelpask ja ma sittusin ennast täis. Rahvast 1,5 bussis. Mul olid kitsad mustad teksad jalas. Vähemalt polnud kleit või seelik. Natukenegi hoidis sitta kinni. Ma ei taha teada, mis lebra bussis üleval oli. Peiks ootas bussijaamas. Fuck, mida ma talle ütlen? Ja oli ka aeg bussist maha minna. Ma oleks just bussiratast talle põhjas jääda. Ja no, mis mul muud üle jäigi? Pidin talle ära rääkima. Õnneks võttis ta selle ilusti vastu ja siis nägin tema selja taga tema autosta sõpra istumas. Nagu miks? Ma pidin taha istuma, aga no ma ei saanud eriti istuda, sest mul oli vedel külm siit püksis. Ja siis ta sõber küsiski, mis sita asja on? Peiks tegi kõik aknad lahti ja mida ma vastasin? Ma astusin koera sita sisse. Ainuke asi, mis mul pähe tuli. Ja ma ei tea siiani, kas ta jäi seda uskuma või mitte. Igatahes Peiksi juurde jõudes jooksin ruttu sauna majja ennast pesema. Pärast Peiks tuli vaatama ja aitama mind. Selles suhtes jumal tänatud, et oli normaalne kutt. Õnneks rohkem pole püksi sittunud. Aitäh nii toreda podcasti eest. No tore, väike sita juttu comeback jälle. Aga see on uskumatu, kui paljud tegelikult meist on püksi sittunud. No mina olen ka. No ma ütlen, no, ega meie ka ainsad ei ole, et nad ikkagi on neid juhtumeid, kus sa situd püksi ja situdki. Ja. Aga noh, halb on lihtsalt see, kui sa oled mingis sükses olukorras, kus sa ei saa nagu kohe midagi teha. Ja ei selles mõttes, et see, aga see on nii tark selles osas, et sa nagu ütlesid, et sa mingi et ma astusin koera sita sisse. Mina, vaata, kui keegi käsi mul niimoodi on the spot, mitte keegi käsi, vaid ma pean on the spot valetama, ma oleks mingi ja siis sa saad kohe aru, et ma valetan. Ma oleks vist öelnud oma peikale, et sa pead oma sõbrale ütlema, et ta peab ütlema. Ja. Nagu, et sorry, aga not happening. Appi.
no ühesõnaga. Ikka juhtub, aga tead, see on naljakas lugu. See on naljakas lugu ja ma lihtsalt ütlen, et... Aga mitte, kui sa 16 oled siis. Ai, siis jah, et kõigile kuulajatele, kes on ennast täis sittunud ja pole julgenud meile kirjutada või üldse kellegile rääkida. Uskumatu, et oma abikaasale seda lugu pole rääkinud. Lihtsalt juhaks ma hakkas Märtenile, mul on see, vaata, ma unustan ära, kui ma midagi rääkinud. Ma hakkas Märtenile seda lugu mingi 40 korda rääkinud, nagu siis, kui ma sulle rääkisin, kuidas mul see pudisilm oleks. Ei Mallu ja ta pudisilm. Nii, teadmatuses olla on vist ikkagi parem või? Tere tiivad! Olen olnud 4 kuud koos oma Peikaga ja kõik on imeline. Päriselt. Aga ma olen lihtsalt debiilik. Kui üksinda koju jään, olen mitu korda võtnud ta arvuti ja see ringi sobranud. Ta ei ole minu levelil kossija ja pole oma eksidest eriti palju rääkinud. Mis ongi fucking hea, aga mul on mingi idiootne vajadus kõike teada. Ja olengi lugenud vanu ja ammuseid sõnumeid tema ja ta ekside vahel. Mis pole mind küll kuidagi negatiivselt kõigutanud. Ma isegi ei tea miks. Ja nüüd tegin seda jälle, aga vaatasin niisama ta Messengeris ringi ja fucking huvi pärast. Issand, sa näed ja sa ei mürista. Otsustasin lugeda tema ja ühe ta sõbranna chatti. Tahtsin leida, kas ta minust talle midagi rääkinud. Ja ülla. Järgmine päev peale seda, kui olin temaga esimest korda kohtunud, oli ta sellele sõbrannale kirjutanud ala nii, et läksin Kaile ühe tüdruku koju ja mõtlesin, et ta tahtis magatamist, aga seda ei juhtunud. Sõbranna küsib, aga meeldib ta ka sulle? Pekka vastab, I guess, aga nüüd ta tahab mingi kino või kontserti, jada. Am I cooked? Läheb umbes nädal mööda ja selle aja jooksul me käisimegi kontsertil, ööbisin paar korda tema juures ja mulle tundus, et ka tema tahab seda. Tema ja sõbranna vaheline chat jätkub selle sama nädala jooksul edasi umbes nii. Pekka. Nüüd ei ole need kohtumised isegi ainult nädalavahetused, vaid ka nädala sees. Ööseks jäämised ja hambari on ka siin. Sõbranna ütleb siis, aga kas sa tahad seda asja ametlikuks teha temaga või see on situationship? Peika, ei kindlasti mitte ja ta ei eelda ka midagi. See on nõme, et see nii tabu teema on ka. Igatahes, need sõnumid olid veel valusamalt ja teravamalt kirjutatud, aga sõna-sõnalt ma ei mäleta ja peale seda ma ausalt öeldes enam ei taha uuesti neid lugeda. Ja kuna see oli reaalselt periood esimese 2 nädala jooksul, kui me kohtusime, siis muidugi oli see ka situationship ja ma eeldanudki temast midagi. Kuigi ta meeldis mulle kohe väga ja ma rääkisin temast austuse ja armastusega oma sõpradele. Ja mida vittu see hambari? Ma olen hambaharja kotti pistnud ka siis, kui ma olen õhtul välja ja tean, et meil lõpetatud hommikul kellegi teise voodis ja tahan äkki hügieenilise daamina hommikul oma fucking hambaid pesta. Ma lihtsalt tunnen end järsku lollina, et ma tõesti jätsin nii simp mulje endast ja ta rääkis oma sõpradele minust nii ükskõikselt, et ma lihtsalt temaks mingi suva tšikk, keda magatada. Kõike seda teadmata sel ajal läks meie suhe õide nagu kevadine lill ja ta kaasas mind kõikidesse oma plaanidesse. Olen ta sõpradega palju hänginud ja saan nendega hästi läbi. Ka selle sõbrannaga, kes on minuga üliarmas. Tunnen oma Peikat nüüdseks juba nii hästi, et tean, et ilmselt tahtis ta endast jätta ka kõva mehe muljet, aga siiski see teeb mulle haiget, et ta minust sellises võtmes rääkis. Aga ma ise olin fucking loll, et need sõnumid lugesin. Obviously ma ju ei saa talle rääkida ka, et moon, kuidas sa võisid. Lol, siis igal juhul. Parem oleks teadmatuses olla, mida te arvate? Mida ma järeldan sellest ja kuidas endas rahu teha sellega, kui nüüd me oleme nii lähedased üksteisest heas mõttes sõltuvad. Te olete mega skinny legendid, Kristina. Mul on sinuga kunagi fonotegi ees tehtud pilt. Iga kord, kui keegi teist räägib, siis näitan seda, nagu oleks presidendiga kohtunud. Also, mu Peika nägi sind ükskord poes ja kohe kirjutas, su lemmik on minuga koos piimaletis. Igatahes, I love you, tiivas, pange edasi. Nii äge. Piimaletis koos. Aga ma ütlen sulle kohe, I know, I'm the same. I want to know everything. Ja ma olen sneaky. Aga ainuke, kellele ma ei ole seda teinud praegu, on Ivori. Ma olen muidu, I'm up in the business. Ma olen fucking FBI. I'm not sorry. Okei, Kristjanil ma ka ei teinud seda. Kristjan, siis me olime nii vähe koos ja me nägime nii vähe, et ma ei ole aega ta telefonis surkida. Give me some time. Aga Ivoriga ma ei ole seda teinud. Lihtsalt sellepärast, et ma nagu... Sest et tegelikult kokkuvõttes, kui sa võtad kellegi telefoni ja sa lähed seal lugema, sa ei leia sealt midagi head. Never. Sest et vahepeal sa frustreeritud, et tahad oma sõbrannale midagi räntida. Või ma tean vähemalt seda, et vaata, keegi kirjutas mulle anonüümselt suubid alla, et tahad sa kujuta ette, mida Ivori kirjutas oma sõprade chati, kui ta sinuga matchi sai. Ja ma ei nagu mingi Ivori, mida sa siis kirjutasid? What the fuck was it, on ju?
ja siis ta oli mingi et ma panin see screenshoti, et me saime match'i ja mingi et nagu mingi ma olen nüüd tehtud vend või mingi what the fuck on. Ja nagu obviously see low-key ajas mind närvi, aga nagu ma saan aru, nagu teises mõttes ma saan aru, et on 24, ma olen temaks tuntud inimene ikkagi sel hetkel oli võõrast tuntud inimene, muidugi on vaja kõvatada ja ta ise arvas seda, et nagu et ma ei vastagi talle või et nagu, et ma ei meeldigi talle välimuse poolest või et nagu, et meil ei tulegi mitte midagi, sest sa mõtlesid, et ta läheb sõprade chati kõvatama. Aga kui me olime juba mingi ühe päeva rääkinud, siis olime koota, siit vist ikkagi vaibib ja värki-särki on ju, et nagu sellepärast ma nagu mitte ainult sellepärast, aga et tasu minna lugema. Vaata, Märtenil on ütlus, et ära küsi küsimusi, mille vastuseid sa teada ei taha, siis tegelikult kui sa tahad teada, mida ta sinust rääkinud on, siis on mõttekas tegelikult küsida lihtsalt oma enda peika käest. Sest et tegelikult, vaata, nad on 4 kuud alles koos olnud, on ju. Ja see, tegelikult see ei ole nüüd nii ammune asi. Ma saan aru, et ütleme, et te olete 5 aastat koos olnud, et siis sa tead, et on suht savi, on ju. Et võib-olla ma arvan, et see vastikustunne on võib-olla see ebakindlus, sest et tegelikult ega ta ju, kes ütles, et need olid teravalt kirjutatud. Ma arvan, et ainuke asi, ega ta ei oleks, see kutt ei oleks suga praegu koos, kui ta arvaks, et teil on ikka veel situationship, kui te olete praegu päriselt koos. Et sa ei tea, vaata, see ongi see periood, kus sa oled nagu õpid ju tundma, sest et ma võin ausalt öelda, et mina ka vaata ei teadnud veel sellel hetkel, kui ma Ivariga deitima hakkasin, et kas ma nagu, kas see on nagu, kas ma jään tema. Sest sa ei olnud ju kohe mingi, oh my god. Et tähendab, vaata, et võib-olla see ongi lihtsalt see, mis seda tüdrukut häirib. Tema oli kohe oh my god. Ja et tema, et ta tahaks nagu, et oh my god, ma loen ja siis ta kirjutab, et ma olen nii armunud, vaata. Et et see oleks nii romantic. Aga point on selles, et mõned inimesed on lihtsalt ka nagu praktilisemad või kuidas ma ütlen, vaata, et ei ole. Ja võib-olla ta on haiget saanud, ta kaitseb oma südant, sest mina olin ka vaata, sest mulle Ivari väga meeldis, aga ma olin nagu. Mehed ei kunagi mõtle nii, et ma olen haiget saanud ja kaitsen oma südant. Ma arvan, et ta lihtsalt oli nagu tead, et vaatame, mis saab, vaata. People be crazy mõnikord on. Sest et minul oli, nii et ära ütle, et sa lugesid neid, muidu sa ära ütle, siis sa keerad kõik pekki, aga siis ma mäletan, sest mul oli ka see, et mulle tegelikult Ivari juba täiega meeldis. Aga ma ise olin täiega mingi, ma ei tea, et nagu ma lähen sinna veel välja, vaatan äkki ma mingi, ma sõbrannaga mingi kõvatsin, vaata, aga tegelikult mulle siis taks meeldis. Ma tean, ma sain ammu aru. Ma kõik said aru tegelikult. Ja, aga ma ise mingi, ma olen täiega kuradi cool girl ja I don't give a shit about men ja fuck men on. Aga tead, kuidas sa saaksid võib-olla seda teemat, kui sa jubedalt tahad seda laata. Ütled, et sõbranna ütles. Seda ma mõtlesin esimese asjana, aga sa ei saa seda öelda, sellepärast, et siis ta küsiks oma sõbrannat ja sõbranna mingi, mida ütlema pole kunagi öelnud ja siis nad on mingi, oh my god, she is crazy, siis nad mõtlevad seda mõlemad. Aga kui sa saad selle sõbrannaga hästi läbi, siis ütled, et ta on nagu tore tüdruk ja te olete mingil üritusel, siis sa võiksid nagu low-key kuidagi nagu, et oh my god, et kui me tutvusime, et kas ta alguses rääkis ka minust midagi? Ja siis sa lihtsalt näed, kas see sõbranna on sitane valeta. Nagu ta on ikka üli armas, nagu ta näitab sulle. Et vaata, võib-olla ta ütlebki, et samas ma ei usu, et ta ütleks mingi, et ei. Aga samas sõltub, vaata mõni naine, mina kui keegi küsib, ma ütleks nagu mingi, et ei, ta vihkas sind ja pokima asjad kokku tõmba nii nahaks. Okei, meist ei ole kasu, aga pigem võib-olla et ole selle sõbrannaga, et nagu kuuled, et mis ta arvas ja kui ta ütlebki, et ta võib-olla alguses on kindel, aga nüüd me näeme, kuidas ta nii armastab sind või bla, seadki öelda mingi, su sõbranna ütles, et sa ei olnud nii kindel minus. Nii, ja siis ütled, näita teie vestlus. Okei, me 2 vaimuaigat, me ei tohi kellegile nõu anda. Me ei tohi tõesti. Aga täpselt nii teegi. Aga sellepärast ma ütlengi, et kes on ka sellised. Ja kui ta sõbranna ütleb, ei, ta on sind algusest peale armastanud, siis karju talle liar ja siis jookse minema. Sest et mina kunagi, oh my goodness, okei, ma räägin teile, kui saikar ma olin. Kas ma expoosin ennast? No expoosi, ma ei tea, mida sa räägid. Sest et nagu kui ma Siimuga koos olin ju. Siis ma olin selline ja siis ma saingi need vitsad, mis sina said ja nüüd võib-olla sellepärast ma ei tahagi enam nagu lugeda, sest et sa ei tea. Ma lugesin nüüd, et mul oli arvutis Siimu Gmail lahti ja lambist ma näen, et tal oli Gmaili chat oma sõbraga mingi ammust ajast, kui ta oli veel oma ex-tüdrukuga koos. Gmailis on chat või? Jaa. Ma ei teadnud seda, aga tal oli Gmaili chat oma sõbraga, kus ta oli oma naisega vist lahku läinud nagu tülli, aga siis ta läks nagu, siis ta kirjutas, et ma läksin talt vabandust paluma ja ma tulin ära ja ma hüppan lakke, ma olen nii rõõmus ja ma olin mingi, who the fuck, nii rõõmus oled, et läksin tüdrukuga kokku tagasi, the fuck, aga see oli ka nagu see,
et ma käisin sniikisin ja ma olin kunagi selline, aga enam ma nagu, mul on selles mõttes, ma tean Ivari telefoni parooli. Kunagi ütles mulle Spotify'sse tahtsin minna, et ma tean parooli, tegelikult ma isegi mäletan, aga ühesõnaga, et ma võiks teoorias minna, ta magab taas kauem kui mina, ma saaks teha oma sneaky attack'i, aga ma ei tee seda, ma tahan elada oma blissful life'is ja las ma elan oma. Mina tean ka kõiki Märteni paroole, aga ma lasin üks päev Kristinal sobrada Märteni sõnumites. Ei, lihtsalt nad mingi aurisid ja siis Mallu Märten, siis ta mingi, et Märten ütles, loe siis mu telefoni. Siis ma olin mingi, mina ei taha, Kristin, ole sina. Siis ma olin mingi, okei. See kõlab nagu me oleks mingi full tülis olnud. See ei olnud üldse niimoodi. Ei, ta lihtsalt nagu vaidlesid nagu, ja siis ma olin mingi, mul on õigus, Märten on mingi, see on nii. Ma olin mingi, mul on õigus alati ja siis ma olin mingi, ja siis ta oli mingi, näe, võta mu telefoni. Siis ma olin mingi, aga mina ei taha lugeda. Ja ma olin mingi, mina ei ole see saiker, kes hakkab lugema. Kristin, ole sina. Mina olen see saikar. Ja nagu minu arust see on huvitav. Tegelikult see on haige. Kui paljud te lendate, mina lugesin neid, lendate Märteni DM-i, saadate musimärke, värke. Musimärke oli vä? Nad saadavad sitaks. Seal oli musimärke, sa ei öelnud. Mingi süda, ma ütlesin, et saati plämmisi, aga ei, nad nagu tüdrukud on nagu, kes meelad, aga Märten siinib neid lihtsalt, et ta nagu isegi ei laigi vastu ega nagu, et ei anna nagu mitte sekunditki sellist nagu, et tahad siit. Kes see minu? Kes see lits oli? Ei, need oli nagu erinevad. Neid oli mitu. ei nagu, aga samas mõttes, et ma ütlesin ka sellel hetkel, et issand Märten, et sa tõesti nagu, sa isegi nagu engage'i selles mitte midagi, on ju. Et sa ei pane isegi nagu lihtsalt mingi reaction'it vastu, mitte midagi. Kui keegi on nagu, kui on minu jaoks, kui ma lugesin, et kellegi oli nagu mingi flirtiv toon või mingi, kui ta kirjutas natuke flirtivalt või mingi toon oli minu jaoks või mingi emoji, mis ma tundsin, mis nagu imelik on. Ta lihtsalt siinis ja kui keegi lihtsalt küsis, mingi kuuled, et kas see, siis ta oli mingi tõesti nükke, mingi siit saad või ta isegi vastab mulle. Ma küsin, kus sa oma seda proteiinipulbrit saad ja ma küsisin väga mitte flirtivalt ja ta isegi lihtsalt. Ei, sa olid raudselt mingi, tere, hei seksikas. Kus sa oma? Kuidas kube kärab? Tahaks kasu proteiinipulbrit lutsutada. Midagi lutsutada, kus saaks valku või proteiini. Põrratega pauku tahaks. Siis need blame emojid. Jaa, siis ma mingi, võita miks Märten oleks. Sa vasta mulle. Aga anyways jah, et ärge sniikige, ärge nagu. Ja kui sniikige, siis tegelege ise nende jah, et nagu ärge siis nagu, jah, kui sa tõesti leiad sealt, et ta nagu mingi petab, on ju. Siis go away. Jah, aga nagu ma ei tea, et selles suhtes pigem ärge sniikige ja see sõltub. Sa saad alati küsida, näiteks praegu ma olen ka vahepeal Ivar, ma mingi, kellega sa räägid? Ma küsin kogu aeg Märteniga, kellega ta räägib. Selles suhtes, et I wanna know. Ma tahan ka teada. Kui sa nagu isegi, kui meie oleme kõrvuti ja siis sa trükid kellega, ma küsin ka, kellega sa räägid. Jah, tegelikult huvitab nagu. I just wanna know. Jaa, et nagu, kes meile kirjutab? Kes meiega ühendust tahab? Just. Ja nagu, aga see on ju, kui me oleme koos, vaata kuskil mingi käime. Ütle mulle, issand. Aga tegelikult mul on sinuga ka, ma tahan teada, et ükskord, kui me Austraalias olime, siis vaatasin ennast, nii palju inimesi kirjutasin Instagramis, ma mingi, keegi mulle kirjutas. Juba igav oli. Aga mis sulle siis kirjutatakse? Jah, mida head teil siis siin vestlete? Kutsuge sõberga ka. Pange mind ka chatti. Igatahes jah, nii et ja üht asja, mis ma tahtsin veel öelda, et te ütlesid et kui Peika nägi mind seal piimaletis või mis iganes, siis kui ma õllesummeril olin või üldse, kui ma kuskil olen, mis ma nii hindan või mis on minu arust the curest ever, kui mehed tulevad mu juurde ja nad on mingi kuuled, et ma naine tahaks ka pilte. Mul on ka olnud seda nii palju. See on nii armas, see minu jaoks nagu see, et see näitab, kui nagu sest, et mingi mees ei taha minuga otseselt mingi rääkima tulla või mingi ammu pilte tulla küsima. Aga oma musule. Et sa armastad oma naist nii palju. Ja siis ma võtsin seal mingi seda täidetud kartulit ja siis üks mees tuli, vaata. Esimene reaktsioon, kui mees tuleb, ma olen juba mingi, tema nohku aine. Aga kui ma tulin, keeran ümber, siis ma mingi, siis kuule mu naine, ma olen ka, naine tahab pilt, muidugi ma tulen ja teeme pilti. Aga siis kui mingi noored poisid tule, vaata, ma kunagi rääksin ka, et kui noored poisid tuleb mingi Pärtekas teeme pilti, et ma mingi, need on Andrei fännid ja ma saan suht pekki, et siis keegi tule. Pärtekas, ma ei ole Andrei fänn, ma olengi sinu fänn. Kas teil on nüüd Andreiga beef või? Ei ole
ei ole, lihtsalt see, et need on, vaata, need on noored lollid poisid ja mingi seal õllekal ka mingi noored poisid plämmis, teeme pilti. Ma nagu ei tunne, et ma tahan suga pilti teha, aga kui mingi mees tuleb, et ma tahaks ja kui viisakalt küsid, siis on teine asi. Tere, kas saaks pilti teha, kui sa oled mingi, joo, teeme pilti, et siis see on nagu, et tegelikult sa ei taha seal, et siis tahad nagu kogud neid pilte nagu mingi random on ju. Aga lihtsalt mina tahtsingi seda, et väga hindan neid mehi, kes tulevad oma naisele, kes minu arust on see sweetest ja ma armastan neid mehi ja nende jaoks ma tulen, teen pilti. Nii, aga ma võtan järgmisena kellegi dilemma ja eluotsused. Tere, ilusad ja auväärt naised. Kus nüüd meelitab. Aitäh selle megapodcasti eest, et saan korra nädalas oma mõtete eest põgeneda ja end välja lülitada kõigest koormavast. Ma ei tea, kuidas seda kõike kirja panna. Sõnasepp ma ei ole, aga I will try my best. Olen 30-ndates naine, 2 väikse lapse ema, kellest üks alles beebi, ehk siis antud ajahetkel ka kodune. Elukaaslaseks on mul meesolend, kes tööl ei käi, teeb juhuotsi, magab palju, sest juhutöödel käimine väsitab, lastega olemine väsitab, väljasõidud väsitavad, väljakäigud pere ja sõpradega väsitavad ja nii edasi. Don't get me wrong, oma rahaasjadega saab ta hakkama, päris diivani kaunistust ta ei ole, aga teeb täpselt nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Kogu meie suhe on muutunud minu jaoks vastikuks ja seda seetõttu, et aastaid süüdistasin ma ainult ennast. Ma ei ole piisav, ma teen kõike valesti, kui ma oleks selline, miks ma olen selline või üldse miks ma selline olen. Ma ei teadnud, mis minuga lahti on, miks ma ennast nii tundsin, sest pealt näha oli ju kõik okei. Me elukaaslasega ei tülitsenud häälekalt kunagi, ei löödud mind, aga ma kogu aeg tundsin, et kui väljendan ennast, mida mina tunnen või kuidas tema sõnad on mind tundma pannud, siis lõpuks olin kuidagi ikkagi mina süüdi ja ta ei mõista mind. Teine rasedus oli minu jaoks täiesti ootamatu, sest esiteks olin ma peale esimese lapse sündi selle eest hoolt kandnud, et teist ei tuleks ja teiseks olime mehega juba lahkumineku äärel. Kõik muutus minu jaoks päeval, kui lugesin raamatut Varjatud nartsissist. Üsna palju punkte, mis läksid kokku meie suhte dünaamikaga. Kas oli kokkusattumus? Vaevalt. Igatahes hakkasin märkama, kuidas aastatega minust on võetud andmata midagi vastu. Jäetud aastatega mulje, et ma pole midagi väärt, aga kõik on käinud nii salakavallal viisil. Teistele tundub ta väga hea mees ja laste isa. Isana jah ongi. Hoolitseb nende eest, mängib nendega, teeb süüa ja saab tegelikult kõigega hakkama. Kaaslasena on kaaslasteks hoopis pidev vaimne ja füüsiline kurnatus, vaikiv karistamine, tunded, kus tunned, et oled liiga palju või liiga vähe, halb ema ja minu jaoks tähtsad sündmused rikutakse alati mingi nõmeda kommentaariga ära. Kingitused pole südamest toodud, seksis, kui iseennast ei rahulda ja võiduka lõpuni ei vii, siis pole lootustki. Lisaks on probleemiks ka suguühted, kus ma tegelikult ei ole soovinud vahekorda, aga on lihtsalt sisse lükatud ja asja ära tehtud samal ajal, kui ma seljaga tema pool olen ja olen olnud poolunes. Jah, ma ei öelnud ei, lootsin, et kui ma ei liiguta, just kui nagu ma magaksin, siis ta ei lähe nii kaugele, aga nali minu kulul. Kui selle jutuks tõin, siis küsiti minult, kuidas ma peaks aru saama, millal sa tahad ja millal sa ei taha. Ja lisaks, millal sa lihtsalt miks sa lihtsalt ei öelnud. Ja see on vaid üks näide. Neid olukordi on ka varem esinenud, kus ta nii teinud on või üritanud algatada silitades ja näperdades, aga siis hiljem väitnud, et nägin und ja tema ei tea üldse, millest ma räägin. Ma üritan nüüd end kuidagi uuesti elule turgutada. Vaevaliselt, aga tasapisi. Alustan uue tööga, kuhu kandideerisin. Hirm muidugi selle ees on suur, kas ikka hakkama saan, aga kui ei proovi, ei saagi teada. Aga siit ka minu dilemma. Nagu ma ütlesin, siis iga päevaga muutub meie suhe mulle järjest vastikumaks ja ma saan aru, et see, milline see praegu on, ma kindlalt ei taha. Mul pole sääste, sest kõik mu palk ja ema palk kulub, kuna teeme mingid asjad pooleks ja tema ühe auto, mida ma kasutan hooldused, kütuse ja remondi maksan oma taskust. Üks võimalus on võtta mingi odav üürikkas, jääda ilma autost ja God knows how neid lapsi lasteaeda viima saab hakata, aga vähemalt vaimne pinge kaoks ära. Või siis minna tööle, kannatada veel aasta selles suhtes, proovida jalad alla saada selleks ajaks säästes nii palju kui võimalik, aga mis mu vaimsest terviseks selleks ajaks järgi jääb, teab vaid taeva ei saa. Ma näen juba praegu, et kipun vahel frustratsiooni välja elama vanema lapse peal, ärritudes kergesti ning pean ennast väga-väga vaos hoidma ja endale aru andma, et on alles laps ja minu emotsioonid tulevad muust, aga see on nii raske. Vahel tahaksin lihtsalt jätta kõik ja ära minna. Vahel tahaksin laamendada, visata asju katki ja karjuda täiest kõrist näkku mehele, aga ma ei tee neid asju.
sest siis ta saab jälle linnukese kirja panna, et naine on null ja tema vaeseke peab kannatama. Mida teie teeksite antud olukorras? Also kiri sai pikka, aga ma ei vabanda. Ütlesin, et I'll try my best. Jään teie tagasisidet huviga ootama. Siit väike tekst edasi, et ütlesid, ärge siit loega enne seda ühte. Aga üks asi ma ütlen on see, et ta groomis sind. Vaata neid vanuseid. Nende vanuse vahe, kuna nad tutvusid. Nende vanuse vahe on ja kui ma ütlen noor, see on laps. Ta on laps nagu, ja see mees oli täiskasvanud, kui nad tutvusid. Ja et ta sorry, aga ta groomis sind, sa olid reaalselt laps, kui ta tutvusid ja vabandust, ta ütles siin ka, et see mees ütles, et ma sain sind enda käe järgi ära koolitada, see tähendabki, et ta groomis sind. Ja see, nagu, no mul on raske sulle öelda, ma lihtsalt tean ennast, et kui ma ütlen sulle lihtsalt, ma ei saa sulle öelda, mida sina saad teha, aga mis mina teeksin, on see, et ma läheksin ma nagu jääks autost ilma ja võtaks korteri. I'm sorry, nagu auto on luksus ka, vaata. Ja vaata, sa ütled, et ma ei tea, kuidas ma lapsi lasteaeda saan viia. Ma valiksin korteri lasteaia lähedal. Noh, vähemalt niimoodi, et ma oleks ühistranspordiga ega bussitrolli, ma ei tea muidugi, kus ta elab, aga noh, vähemalt ühistranspordiga paar peatust ei ole nüüd nii jõul. Kui on need Tallinnast, linnades, kus on ühistransport, kui on maakoht, no me võtame praegu selle järgi, et sa kuskil linnas, kus on ühistransport, niimoodi, et vaatad, et sul ole, et sa saad enda seda, võtad mingi väiksema korteri, sest ma tean minu sõbranna, kes tuli vägivaldsest suhtest üldse välja või niimoodi, et tal ei olnud isegi korterit, et tal võttis ühe toa, magas oma lapsega ühes toas, aasta aega kogus raha ja magasid ühes samas toas. Ja siis üüris nagu tuba. Ma mõtlen, et ja siis lõpuks nagu vaata, kui mina kolisin Mennikult ära, siis mul oli 2-toaline üürikas alguses. Aga see 3 lapsega. Ja ma olin 3 lapsega, nii et teoreetiliselt mina isiklikult tunnen, et ma saaks isegi stuudiokorteris hakkama 2 lasteaiaealise lapsega. Nad kindlasti magavad ju sinu kaisus veel on ja või noh, okei. Või sa saad võtta nad selleks. Või saad võtta või ostad endale mingi eraldi diivani või whatever. Sa saad hakkama selles suhtes, et alguses kindlasti. See ei ole mugav, aga sa saad hakkama. Ja sa ei pea elama siukse nagu vaimse terrori all ja also nagu ma aru saan, sind on tegelikult korduvalt vägistatud. See on seksuaalne kuritarvitamine. See, et ta ütleb, et sa nägid und, no come on, kui sa ju tead seda isegi, et see ei olnud nii. Ja teiseks, kuna sa siin veel tegelikult ütled, et ta teoreetiliselt nagu on hea isa, ta ei ole abielus, aga kui te lähete lahku, siis ta saab hea isa edasi olla. Jah, ta saab hea isa edasi olla. Nartsissistid tihti peale väga neid huvitab, mida teised inimesed arvavad neist, nii et ma ei usu, et ta võib-olla hülgaks need lapsed selles suhtes, kui ta nendega praegu tegeleb. Sest et siis kõik vaataks ja siis ta, ja kui see hakkad eemal, et ta võib üritada seda, et ta ei näita mulle lapsi. See on nagu see, et tema üritab see hea paista vaata. Ja ei, kindlasti. Aga pigem ta tahab näidata, et ta on hea isa, et ta võtab neid lapsi ja tegeleb. Et ma arvan, et võtta see korter ja kui ta rahaliselt hakkama saab mingid miinimumid ja sulle kindlasti maksab või siis äkki ta tahab seda ja isa rolli lausa mängida, et ütleb, et teeme 50-50, mis teeb sulle olukorra veel lihtsamaks, kui sa usaldad lapsi temaga. Ma eeldan, et usaldab ta siin ei toonud nagu välja, et oleks nagu selles suhtes probleemi. Mõtle, kui palju vaba aega sa siis saad. Saad näiteks mingi lisatöö veel võtta, et endal kiiremini jalad alla saada. Jah, et mingi sissemaksu raha koguda või suurema üürika või midagi. Et mina arvan ka, et see ei ole siuke asi, et nagu see, et kuule, meil ühe korra juhtus mingi asi, et kas ma peaks nagu ära minema. Kui sa kogu aeg kuuled mingi vaimset vägivalda, tegelikult kui sa mingi saad siit tema mingi bla, midagi sinuga teha ei taheta, sa ei tunne ennast piisavalt väärtuslikuna. Sellepärast, et ta kruumiski sind lapsena endale olemaks alandlik kaaslane ja sina ei peagi ennast selles olukorras hästi tundma, põhiline on tema jaoks, et tema tunneks ja tema tunneb ennast ju mugavalt, sa kasvatad ta lapsi, sünnitad talle lapsi, et aga sa oled täiskasvanud inimene ja kui sa oled juba oma mõtetega nii kaugele jõudnud, tegelikult sa teadvustad kogu seda olukorda, siis absoluutselt proovi, vaata ringi, et kus sul on, näiteks kus su lapsed lasteaias käivad, proovi sinna ümber, siis vaata, võib-olla need elaval maal, kui ta ütleb, et edu mulle, siis lapse, no ma ei tea, aga mina soovitan igatahes minna. Jah, ja kui te teetegi 50-50, võib-olla siis sa saadki mingi lisa something, et sa ei pea autost loobuma, et sa saad nagu üleval pidada.
vaata, siin on ka see asi, ma tean, et sa ei taha kellegile rääkida, aga ma oma lähedastele inimestele võib-olla ikkagi natukene räägiks. Sa ei tea kunagi, kus keegi äkki kellegil juba see, et äkki kellegil on mingi korter just täpselt, kellegi tuttav, et kui sa räägid, siis sa võid kuulda, et äkki ongi sul õesõbranna just hakkab korterit üürima või et sa saad, sul on nagu nii palju lihtsam seda kõike nii-öelda. Ja üldse lahkuminekut on ka nagu, vaata, miks ta kirjutab meile, sest ta tahab, et keegi ütleks talle, et okei, jaa, do it. Aga tegelikult veel parem on ju, kui su enda lähedased seda ütlevad. Ja veel tuleb appi ka sulle sellega. Nagu toeks on ju, meie saame sulle siin öelda, et jah, we're here for you mentally, aga me... I'm here for you, right over here. Ja, et me nagu päris võib-olla kappedassi et räägi teistele inimestele, kus sa tead, võib-olla keegi saab sulle mingit autot laenata, võib-olla leiad hea korteri lähedal, võib-olla keegi saab sulle natuke raha laenata. You never know. Nii et kõige tähtsam osa just vägivaldsetes suhetes, vaatele, kas see on vaimne, füüsiline, seksuaalne, siis alati on oluline kellegile teada anda, et siuke asi toimub. Täpselt. Ma ei tea, võtame ühe väikse kiire kirja veel ja siis lähme edasi. Siis meil on 4 kirja vähemalt, see on nagu natukene. Veel üks Olerexi armulugu. Mõtlesin, et võiks armastusega lõpetada. No, ikka. Hei, ühes podcasti osas oli juttu armastusloost, mis sai algus Olerexis. Esimesed sekundid kuulates mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Minu lugu ju, aga mina kirja ei saanud. Tuleb välja, et Olerexis tõesti leiad oma elu armastuse. Nii siis ühel ilusal suvepäeval olin mina tööl, tankla uksest astus sisse 2 meesterahvast, kellest ühte teadsin, väike linn, kõik teavad kõiki. Nad ostsid vist energiajooki ja läksid minema. Mõne aja möödudes hakkas tunduma, et sellele teisele tundmatule meesterahvale oli väike Olerexi tankla aga lemmikuks saanud. Iga päev käis külastamas. Külastis mulle jäätist, Red Bulli, tõi lilli ja nii edasi. Mingi hetk olin nõus taga välja minema ja vot nüüd oleme koos olnud üle 7 aasta. Plaanime oma tulevikku kuskil soojamas riigis, kui seda on Eesti. Nii et ühesõnaga palju õnne ja chillige Olerexis, kes on alalised. Jah, nii mehed kui naised. Nii mehed kui naised ja oli tore episood ja näeme juba järgmisel nädalal, kui meie oleme juba Itaalias või siis Tallinnas. Või siis jah, kui Etne purskab, siis me oleme kurvalt Tallinnas. Bye! Tšau!